Tere, minu nimi on Emil Rutiku. Me oleme kohtunud varasemalt kas läbi teleekraani või kuskil pidu lavadel. Täna räägin oma kirest. See on keskkonnasõbralik elustiil. Üks viis seda harrastada on sorteerida oma muu prügihulgast välja köögi või aia prügi. Ning sellest, kallid sõbrad, valmistada imelist kompostmulda. Aga vahel läheb mõni asi viltu. Räägin teile kompostimise põhivigadest ja lahendustest. Kompost ei tohi haiseda. Haisu põhjustab liigne lämmastik ja õhupuudus. See aga tähendab seda, et teie kompostihunnikusse on saanud liiga palju köögijäätmeid ja värsket aiakraami. Lahendus. Sega oma kompostihunnik korralikult läbi ning lisa sinna kuivi osiseid, näiteks puukoori või oksi. Palju kärbsed teie kompostihunniku ümber tähendab seda, et te olete pannud sinna piisavalt toitu nende jaoks ja selle jaoks, et nad saaksid sigida. Lahendus. Suruge see osa, kuhu ilmselt kärbsed on munenud, sügavale kompostihunniku sisse. Kärbse vastsed hävinevad 43 kraadi juures ja on lootust, et teie selles kompostihunnikus sügavamal on neid kraade tunduvalt rohkem, nii et hävitada need vastsed ära. Ja et vältida edaspidiselt seda olukorda, olge head, ärge jätke oma kompostihunniku pinna peale toidujäätmeid. See tähendab seda, et niiskust on liiga palju, hapnikku on vähe. Lahendus. Kaevake läbi, lisage sinna kuiva materjali, koori, oksi, lehti, pelleteid ja asi korras. Sellisel juhul on kompostis liiga vähe lämmastikku ja niiskust. Lämmastiku puuduse korral tuleb lisada toidujäätmeid. Eriti head komposti käivitajad on näiteks kartulikoored või kartuliidud. Kui kompost on liiga kuiv, siis tuleb seda lihtsalt kasta. Väga lihtne lahendus. Pange sinna peene silmaga võrk ümber ja asi korras. Ja kui tulevad sulelised, siis kata oma kompostihunnik ka pealt kinni. See on kindel märk liigsest kuivusest. Lahendus, imelihtne. Kaeva ümber, natuke niiskust juurde ja nad läksid ära. Ehk siis igale probleemile on väga lihtsad lahendused. Kui tahad lisainfot, siis www.compostilion.ee. Teeme prügist puhast mulda.